Tere! Minu nimi on Raido ja ma annan oma tunnistuse, kuidas Jeesus päästis mind teatud olukorrast. Ma tulen oma sünni juurde tagasi, et jõuda sinna, kuhu me praegu proovime jõuda. Kui ma olin 3-aastane, siis mu isa poos üles, aga ta poos üles minuga ühes ruumis, näoga minu poole. Ma olin temast umbes meetri kaugusel. Läksid aastad, aga siis õed suunasid mind kirikusse Viljandis. Pauluse kirikus mind ristiti, kui ma olin 13. Ma proovisin käia Kristuses, aga kahjuks siis ma sattusin sellise Kristuse otsa, kes siis ka läks sellest eemale. Hakkasid toimuma imelikud palvetusviisid ja nii edasi, nii edasi. Ei tundunud mulle väga mõistlik ja tasapisi elus kaugenesin. Eks ma käisin siis läbi kõik need kadatipud, mis sellega kaasnes, kuni me siis sain kokku oma praeguse abikaasa Liisiga ja elu tõi meid Tallinnasse. Ja kui me otsustasime abielluda ja me teeme seda siis Toomkirikus. Et kui ma olin pärit Viljandist, siis täna ma jõudsin siia Tallinnasse Toomkirikusse läbi Liisi. Siin oli siis meil laulatus, käisime Leeri koolis ära ja võiks öelda, et me lootsime, et meie elu läheb paremaks, sest et selle kurja vaimuga, millega ma kokku puutusin seal ruumis lapsepõlves, siis see tegelikult kandis meid kogu elu, kuni nüüd siis teatud päevadeni. Ja eks meie suhe oli üsna raske. Nagu võib-olla paljudel teistelgi klassikaliselt on alkoholiprobleemid, pigem alkohol oli. Nüüd, kui me käisime Leeri koolis, lootsime, et siit tuleb see abi, aga tegelikult surve läks veel suuremaks. Nüüd oli ühel ilusal päeval, kui oli tuhkapäeva jumalateenistus meil siin, kus õpetaja Joel teenis. Ja me lugesime 10 käsku ja nendes 2 puudutasid mind, võiks öelda, pühast vaimust väga tugevalt. Ja selleks olidki austama vanemaid ja esimene käsk. Kui ma läksin koju, ma olin väga rõõmus, siis oli kuidagi nii eriline jumalateenistus siin Toomkirikus minu jaoks. Ja sellega ei lõppenud, vaid see surve läks veelgi suuremaks. Kui see ennem oli kõrge, siis see läks üsna suureks. See asi läks ikka nii kaugele, kust hakkasid tulema suitsiidimõtted, kus alkohol tõusis kordades kõrgemale. Ja ma enese sees mõtlesin, et kuidas on see võimalik, ja hakkasin tulema uuesti nende 2 punkti juurde, mis siin tuhkapäeval oli, ehk austa siis oma vanemaid. Ja siis me hakkasime uurima, et äkki ikkagi see algpõhjus on see, kuhu ma olen jõudnud. Ja ma vaatasin TV7, ma kuulasin YouTube, kristlaste saateid
eriti kurjast vaimudest ja neid lugusid, siis need kattusid absoluutselt minuga ühtemoodi. Nüüd olid päevad, kus meie abielu ikka üsna oli juuksekarva otsas. Ja ühel õhtul ma tundsin sisemusest, et siin on piir. Ma räägin piirist, kas olla siin maailmas või minna teise maailma. Ja me palvetasime koos naisega, meie isa palvet. Ja öösel juhtus kummaline lugu. Ma magasin ja ühel hetkel ma tundsin, et ma olen nagu ruumis. Keegi oli ruumis sees. Ja kui ma tõusin voodis püsti keset ööd, kell oli vist 3 öösel, ja ma ainult suutsin küsida, et kes sa oled üldse siin. Ja ma tajusin, et seal ruumis on keegi väga-väga suur. Ja ta nagu keeras selja ja lahkus sellest ruumist ja ainult mida ma jäi kuulma, mis ma kuulsin, oli, et liigu oma teed. Tollest päevast ei ole ma enam mitte ühtegi tilka alkoholi võtnud. Ma võin minna julgelt poodi, vaadata alkoholiletile otsa ja see kõik on kadunud. Ja see on tõsi, et kui Jeesus aitab, siis see käib väga-väga järsku. Seda ei ole enam. Ma unustasin tõesti mainimast, et ka siis, kui olid need rünnakud, need rünnakute intensiivsus, kui keegi on näinud, oli ka Liis nägi, olid teatud kujud, isegi mustad kujud, keda ma nägin oma ruumides. Aga tol hetkel ma ei osanud nendega midagi peale hakata. Aga võttis judinad sisse küll. Nii et kui me mõtleme, et kui on halvad pooled, siis peab ka olema hea pool. Ja ka vastupidi. Aga siinkohal ma tahakski oma loos sellest tänada õpetaja Joeli, tänada Reneed, et on ju ääretult tore minu jaokski tänada Issandat siinsamas, kus ma sain siis selle pühavaimu puudutuse, et ma pean minema oma juurte täitsa algusesse tagasi. Ja ma tahan kõige suuremad tänud Liisile. See ongi raske, sest abikaasa oli see, kes oli juures ja abielu sai tõsiselt kannatada. Ma loodan, et see kõik ka paraneb. Aitäh sulle, Liis. Aga vahel ongi väga raske sõnu leida. Sest Liis oli ka nende palvete juures ja sealt ta tuleb. Aitäh, Liis. Kallis, kes kuulab seda saadet või vaatab telekast, ma soovitan samamoodi palvetage ja te saate need vastused. Aga palvetame mõnikord väga-väga südamest. See oli see, mis meid Liis tookord õhtul aitas. Aitäh!